Tervist! Mina olen Illar Kohvinõualt ja sooviksin teha natukene juttu Eesti meediast ja raadiost Elmar. Teatavasti 1. oktoobrist lahkub Ove Petersell Elmar raadio peatoimetaja kohalt ja tema kingadesse astub siis Mari-Liis Männik. Ma olen nüüd proovinud uuesti erinevates soovisaadetesse saata tervituskirju, näiteks nii 26. augustil eile kui ka täna 27. augustil, mil mu venna Kardo sünnipäev on. Eile oli soovisaatejuht Lauri Herman ja täna hommikul juhtisid soovisaadet siis Lauri Herman ja Mari-Liis Männik. Kenasti roosidega e-kaardid avati, aga eetrisse ei loetud. Ja siis ma saatsin siis tegin nendest tervitustest ka koopiad, saatsin siis koopiad nii Eesti meediajuhile Sven Nutmanile kui ka Eesti meedia kogu selle suure äriühingu mehele Markus Linnamäele, kelle käes on kõik need apteegivõrgud ja need kallid ravimid ja mille pealt ta kõik head raha kokku ajab, nagu öeldakse. Aga tundub, et teil ei ole see sooja külmaks saada, need kaebekirju või mis tahes, et nemad ajavad ikka oma poliitikat, et kui see Margus Linnamäe saab oma need suured rahasummad, nagu ta on 7. kohal mingi suur ärimees Eestis, et igas apteegivõrkudest ja kust iganes, et siis tal Selmarist pole sooja külma, et kas Elmar on neil kuulajad või ei ole, aga see selleks, aga kui sa saadad ikkagi raadio soovisaates, kui on soovisaade loodud ja saadad soovisaatesse korraliku tervituskirja ja kui neid eiratakse eetrise loetelu, siis lõpetagu see soovisaate tegemine üldse ära, mis mõttega on neil see soovisaadet mõtet teha. Et see on juba aiglane, kuidas Elmar käitub ühesõnaga, et ma soovitan üldse Elmarit mitte kuulata ja siis selle asemel hoopis kuulake, ma ei tea, näiteks Vikerraadiot või äkki tuleb veel isegi mõni uus raadiojaam veel asemel, et milleks seda, mina ise ei ole juba aastaid Elmarit kuulanud, nii et aga vahel soovisaadete ajal ma lihtsalt olen saatnud prooviks kirju eksperimendi korras ühesõnaga, et kas nad loevad eetrisse või ei loe, aga kui on põhimõtteliselt siuke aiglaslik plaan, aiglaslik asi juba on, et plaani võetud, et me põhimõtteliselt seda Illar Kohvi eetrisse ei loe, ärge siis lugege, siis kaotage kõik oma kuulajad ära, ma soovitan kõikidel Elmarit mitte kuulata ja kuulake Vikerraadios sellist raadio, kus on ikka normaalsed. Näiteks eile oli Vikerraadios soovide aeg ja ilusti lasti minu need tervitused eetrisse, mis eelmine laupäev sai siis sinna Vikerraadio automaatvastal jäetud, nii et nii see asi on ja mina olen Illar Kohvinõualt.